Tere, head vaatajad! Eesti Eestnädala uudised 138. saade. Vaatame üle lõppenud nädala kõige olulisemad teemad. Hiinas lõbustuspargis olev robot sattus esinemise ajal rahva hulgale liiga lähedale ja lõi last. Video näitab antud sündmust. Hiina riigimeedia teatas, et park pani pärast intsidenti esinemise pausile, kuid laps ei saanud tõsiselt viga. Sotši lennujaamas on reedest saadik olnud tõsiseid lendude hilinemisi ning tuhanded reisijad ei saa Ukrainat droonirünnakutega seotud piirangute tõttu koju lennata. Pealtnägijate sõnul on lennujaam sel ajal avatud olnud vaid lühikesi perioode, mis on olukorda veelgi süvendanud. Terminalidesse on tekkinud suured rahvahulgad, ootealasid on ebapiisavalt ning reisijad istuvad otse põrandal, kasutades matte ja rätikuid. Teatatud on umbsest õhust, ülerahvastatud ootealadest ja taristu probleemidest, sealhulgas liftidega. Pealtnägijate sõnul on tiheda rahvahulga tõttu mõned seadmed rikkis ja mõnede reisijate tervis halveneb. USA president Donald Trump lõpetas NBC-le antud intervjuu enneaegselt, põhjustas eetris suure skandaali. Ameerika juhi terava reaktsiooni ajendas ajakirjanik Kristen Welkeri küsimus konflikti kohta Iraaniga. Saatejuht tuletas Valge Maja presidendile meelde tema pikaajalist valimislubadust mitte tõmmata riiki uutesse sõjalistesse konfliktidesse, mis teda nähtavalt ärritas. Vastuseks süüdistustele eitas Trump kategooriliselt oma lubaduste murdmist, öeldes, et ta pole kunagi garanteerinud sõja täielikku puudumist. Ta rõhutas, et tema peamine eesmärk on takistada Teheranil tuumarelvade omandamist. Filipiinidel Mindanaos toimus laastav 7,8 magnituudine maavärin. USA CENTCOM teatab, et USA merevägi tegi täna varem Omaani meres Iraaniga seotud aluse kahjutuks, kinnitades varasemat UKMTO teadet. F-18 tulistas raketi MT Mariveksi masinaruumi, peatades selle teel. Ülaltoodud video on filmitud vahetult pärast intsidenti. Visuaalne kinnitus hetkele, mil Iraani rakett tabas hetk tagasi USA 5. laevastiku baasi Bahreinis. Video 1. Protestide rühm on vallutanud ja täielikult blokeerinud suure ringristmiku Belfasti põhjapoolses äärelinnas. Video 2. Põhja-Iirimaa maapiirkonnas Portatownis süüdati politseiauto põlema. Albaania Kushneri vastasjate protestid on jõudnud nüüdseks 11. päevani. See, mis algas vastuseisuna Trumpi perekonna kavandatud luksusarendusprojektile, on muutunud peaaegu 2 nädala pikkusteks meeleavaldusteks. Mehhiko president Shane Baum. Ma olen USA-Iisraeli sõjatelje vastu. Tüdrukute koolide pommitamine kuritegu, mitte kaitse. Ühendkuningriik plaanib X-i maha võtta, kuna see ei ole sõnavabadus ja kuna see õhutab vihkamist. Tegelikult, X on ainus platvorm, kus kodanikud saavad teada riigi reetmisest, mida nende valitsused nende vastu toime panevad. Jordaanias asuvatest USA õhuväebaasis, kus asub üle 100 hävitaja, tõusevad tohutud suitsusambad. Iraan tulistas õhuväebaasi pihta 10 ballistilisi rakette ning India välisminister Subramanyam Jaishankar. USA palus Indial spetsiaalselt osta Venemaa naftat, et stabiliseerida maailmaturge. Ma mõtlen, et kui see on sees ja tehke seda siis, kui see meile sobib. Järge tehke seda siis, kui see meile ei sobi. Ma mõtlen, no nüüd andke teada. Me oleme kõik täiskasvanud selles ruumis. Me teame, mis mäng on. Eesti portaal saab olla tsensuurivaba täiesti sõltumatu ainult, kui toetate meid pisikese toetusega. Toeta eestist.com-i. Mihkel Johannes Paimla, EE 4077 00 77 10 08 49 65 47 märksõna ülekanne. Ülekande tegemise võimalused saate näha saate jooksvates tiitrites ja päris lõpus. Me loodame, et te leiate võimaluse meie saadet toetada. Järgmisel nädalal on ka eetris vandenõude analüüs ja järgmisel nädalal läheb lühendatud kujul eetrisse ka nädala uudiste saade. Edasise kohta kuulete juba järgmisel nädalal, aga nii palju võib öelda, et ajakirjanduslikul tasemel tuleb mõningane paus. Aga meie kohtume teiega veel nädala pärast.
nägemist!